Tere tulemast True Foresti. Iga saade on kui avatud raamat, mis räägib ühe seiklusliku roo. Meie külalised on tulnud siia, et jagada teiega ausalt ja otsekaheselt oma teekonda. Alates esimesest ideest kuni suurte saavutusteni. Nende lood on täis inspiratsiooni, proovikive ja avastusi, mis on kujundanud nende elu ja karjääri. Meil on sulle üks palve. Kui meie vestlused pakuvad sulle väärtust ja soovid, et selliseid inspireerivaid lugusid sünniks veel, siis meid aitab kõige rohkem just sinu subscribe nupule vajutus. See on tasuta, aga annab meile märku, et meie töö on oluline. Tule ja avasta meie varasemaid episoode ning leia meid ka sotsiaalmeediast. Aitäh, et oled osa teekonnast. Mul on hea meel, et oled jõudnud siia omadega True Foresti kanalile ja täna siis on saatesse kutsutud meil selline mees, kellel on nii palju tegemisi, et ma pidin lausa valima, mis jututeemadel me siis täna rääkima hakkame. Täna olen siis kutsunud siia inimese, kellega räägime peamiselt just ettevõtlusest, nii et tere tulemast saatesse väga ettevõtlik ja edukas ettevõtja Mardu Männimägi. Tere Siim! Aitäh kutse eest, olen meelitatud. Aitäh heade sõnade eest ka. Räägi mulle võib-olla, kuidas sinu tänane päev, kuidas sinu kolmapäev välja näeb? Täna on kolmapäev, see on nädala selgroog. Ma andsin hommikul loenguid. Ma annan koolis loenguid külalisõppejõuna ja siis täna oli mul selline päev, kus ma andsin 4 tundi, alates 8.15 kuni 11.45 loengut. Aga mis koolis ja mis teemal? See kool on Tallinna Polütehnikum ja kuna ma ise kunagi õppisin seal fotograafiat, siis ma nüüd viimased 3 aastat olen külalisõppejõuna käinud rääkimas, mitte ainult rääkimas, vaid ka ongi konkreetselt, mul on ained. Sisuliselt need on fotograafia, aga ma miksin seda ettevõtluse ja sellise workflow'ga, et milline siis tulevane fotograaf peaks, milline ta elu päriselt tulevikus tuleb. Okei, nii et seal on mingisugune musternäidis ka näiteks sinu näol või kellegi teise näol olemas, milline fotograaf peaks võib-olla mitte isegi seda, vaid idee on see, et hästi tihti on koolides, kui näiteks me räägime, see on kutsekoolist, Polütehnikum, mis kohe muutub üsna pea kolledžiks, sest erinevad kutsekoolid ühendatakse oma vahel. See on haridusreform. Aga miks mina seda teen on sellepärast, et kui mina õppisin, siis oli suhteliselt ühe õpetaja peale see üles ehitatud ja see õpetaja ei olnud selle ala tegev hai. Ja minu meelest peaks olema ainult külalisõppejõud, et äri õpetab sulle inimene, kes päriselt teeb äri, fotograafiat õpetab sulle keegi, kes ainult sellega leiba teenib, et ainete õpetajad peaksid olema ise pagunitega. Minu arvamus ja sellepärast ma seal veedan ka aega, et ma õpetan seda, mida ma iga päev teen, mitte seda, mis on kusagil paberi peal kirjas. Mis ärilisi rolle sa veel täidad enda igapäeva elust peale fotograafiks olemise? Ma arvan, kõige tähtsam roll minu elus täna on, et ma olen isa. Ja kas see on ka äriline? See on väga äriline, sellepärast, et ma tegelen sellega, et ma mingil ühel väiksel tegelasel näitan, mis eeskuju ma talle annan. Ja alates sellest, kuidas ma oma elukaaslast kohtlen, mida ta näeb, kuidas ma leivad on lauale, kuidas ma planeerin tulevikku, kuidas ma planeerin tema tulevikku, kuidas ma maadlen mingi igapäevaste äriliste probleemidega, ma näitan talle hästi avalikult seda, sest see ongi elu. Kui vana su laps on? 4. Nii et on varakult hästi kursis? Ta on väga varakult kursis. Okei. Kas seal on veel mingid ärilisi rolle, mida sa täidad? Ma ise armastasin öelda vanasti, et ma olen lootstandev noor kunstnik, noor ma enam pole. Kunstniku staatus võib-olla, ma olen igapäevaselt teinin leiba oma enda ettevõttes reklaamifotograafina. Viimased 19 või nüüd juba 20 aastat ja sealt on ka kujunenud minu selline ettevõtluse algus, et aastaid tagasi, ma arvan, et see võiski olla 18 aastat tagasi, kui ma avasin oma stuudio, ma rendin seda välja, ma rendin sealt tehnikat välja, ma ise pildistan iganädalaselt reklaame ja see õpetas mind täiega numbritega maadlema, mis on väga oluline oskus, et mis need numbrid ikkagi on, mis see kulu on ja tulu ja kas tasub kõige parema kuu järgi aasta prognoose teha või kas tasub ka kõige halvema kuu järgi, et ettevõtlus on midagi sellist, mida õpib ainult siis, kui sa seda teed.
ja ettevõtlus eesti keeles, see on nii ilus sõnaga, kas sa võtad ette, ettevõtmine ei taga seda, et ei taga mingit edu, sa ei tea, aga sa õpid kindlasti. Ja suure osa ajast ma ikkagi toimetan selle stuudioga, et ta ei ole ammu enam pelgalt fotostuudio, vaid Stuudio 7 vahendab igasuguseid erinevaid asju, teenuseid, produktsiooni, ideeliselt, kuidas ka nagu nii-öelda pilliliselt, visuaalselt mõjutada ettevõtete tulu, kuidas nad rohkem saaks tulu teenida, et me ei tee lihtsalt brändingut, vaid me mõtleme ka kaasa, kuidas üks aastaka võiks sind aidata. Lisaks. Praegu oled seal igapäevaselt siis nagu ka projektijuhi rollis justkui, et viid neid projekte läbi või see on oma toimiv organisatsioon seal juba, kus sa ise liialt palju tegelikult käsi küljes ei hoia? Ma hoian seal käed küljes, sest see on mu lemmik tegevus üldse. Okay. Mulle meeldib väga inimesed, mulle megalt meeldivad inimesed ja ma arvan, ma viimased 20 aastat olengi teenindanud artiste ehk muusikud, näitlejad, poliitikud, ükstapuha, kes tahab sisu toota nii Eestis kui välismaal, me toodame talle mingit sisu. Mis puudutab filmist, siis ma kõike manageerin, ma ise midagi ei filmi, ei monteeri, ei töötle midagi. Selle jaoks on inimesed, aga hands on. I love it. Ma tõesti, ma lähen täna loengut andma hommikul, see on ka osa sellest. Ja siis mulle meeldib seda teha. Aga kui palju sa võib-olla veedad iga nädalaselt tunde reaalselt füüsiliselt seal stuudios koha peal? Kas siis seal või siis paneme siin alla ka mujal igasugused pildistamised näiteks? Üsna suure osa aja. Ma tahaksin öelda, et mul oleks võimalus jääda natuke kõrvale, aga ma ei taha seda teha. Elu on liiga lühike, nende inimest üldiselt protsesside juhtimine, mulle nii lihtsalt meeldib. Võiksin nagu öelda, et kas ma olen siis ettevõtja, kui ma ise nagu endale töökoha tekitan, aga mul on ikkagi alluvad ja ma arvan, et seal ei ole piiri. Jah, peale 5 ma 16:30 ma enam midagi ei tee, ma kaasa enam ei mõtle. Okay. Aga suures järgus ma ikkagi päevaselt, isegi siis, kui mul pole ühtegi projekti, mul ei ole reklaami sel päeval, siis ma lähen võtan oma kohvikus ja ma mõtlen, ma kogu aeg joonistan ja mõtlen, mida ma tulevikus saan pakkuda, mis lisa ma saan veel klientidele pakkuda. Sinu töö on sisuliselt luua siukseid illusioone kõige paremas mõttes. Ehk siis teha tooteid või inimesi ilusamaks võib-olla, kui nad tegelikult on. Kas sa tunned, et vahel ka nagu vastutus selle eest, et see pilt on liiga ebanormaalselt kõrgeks aetud just nende standardite näol, sotsiaalmeedia näol? Ma arvan just, ma ei ole sinuga absoluutselt nõus. Seepärast, et vastupidiselt inimesed ei tea oma potentsiaali ja võib-olla nad tulevad minu ettevõtte poole just selle ideega, et nad tahavad saada aru, kes nad on, mis nad on. Et ähvardatakse, et AI võtab kõik selle ära ja genereerib sust pildid, et võtab sust kodupildi ja teeb sust, et sa oled ettevõtja. Aga mul on täiesti ebaõnnestunud päev, kui ma eile pildistasin ühel ettevõttel, tegin portreesid, et kui see inimene astub uksest sisse ja minuga seal tund aega koos ja lahkub, kui ta on sama inimene nagu su uksest sisse tulles, siis mina olen failinud. Ma annan midagi muud juurde, et iga juht peab oskama ennast esitleda inimeste ees. Ta peab oskama mitte öelda, et lüüa rusikaga vastu rinda ja öelda, et ma olen hea või tegija, vaid ta raku tasandil peab seda välja kiirgama. Ja kaameras olemine on kõigil tähtsatel inimestel eriti keeruline. Nad tahaks lihtsalt protsessi juhtida samamoodi kusagil oma ette, aga tahest tahtmata, ma teen hästi palju startupidele tööd, et seal on kogu aeg founderid, juhid, kes peavad pitchima oma ideid, peavad müüma, tõestama ja ma ei ütleks, et ma teeks neid kuidagi ilusamaks. Me lihtsalt teeme, me kohandame neid, me teeme neid asja kohaseks sinna nii-öelda sellesse sisusse, kuhu nad tahavad, mida nad tahavad pärast siis ka müüa. Ma mõtlen pigem see, et meik, õige valgus, kõik asjad, ilus nurk, pärast pildi monteerimine, mis iganes, eks ju, et see on ju paratamatult, sa pead olema nõus minuga, et see on ilustatud versioon sellest, kellest ta on igapäevaelus see inimene või näiteks oma kodus diivanil. Et me ju midagi ju teeme, seal loome seal valgust, meiki, möllu, et mõtlen, et see pilt, mis jõuab sotsiaalmeediasse, kas see on nagu ebanormaalselt kõrgeks aetud see standard? Selles suhtes on sul õigus. Mina ise hoian seda hästi maitsekat, ma olen lihtne inimene ja teen lihtsat tööd. Aga me elame mulje jätmis maailmas.
kes jätab halva mulje, lükatakse kõrvale. Kui sa teed midagi, mis juba töötab, siis on hilja, et mida näitab startupil töö tegemine, need prototüübid, need on ideed, need ei ole kunagi veel töötavad asjad, aga nad juba bitchivad, see on see sama ka, et kas siis need tooted on reaalsed või mitte, nad on tulevikus reaalsed. Et see sisu loomine, sa läksid sinna beauty maailma, seda ma pigem võib-olla täna teen vähem, pigem harva, et mina püüan jääda alati oma töödega normaalsuse piiri ja tegelikult see, et me kodus oleme kõik omaette fruktid ja võib-olla tagasihoidlikumad, aga kui sa tahad midagi müüa, siis sellest ei piisa, et mul on mingi asi, sa pead ikka kõva häälega ütlema, see on parim asi ja ma arendan seda ja ma näitan selle kõige paremaid tahke, et see müük ei ole üldse halb asi seal. Müük on see, et müük, mis paneb selle elu kihama, mis tekitab üldse konkurentsi ja võistluse. Et kõik ajavad seda perfektset toodet taga. Olgu see siis toode või teenus või ka inimene, kes läbi oma hääle ja visuaali teisi juhendab. Kas sa pead kunagi kliendile ütlema ei? Väga palju. Miks? Mul teine nimi on ei ole. Telefoni kõnest piisab. Kui telefon heliseb, kui sa oled vabakutseline fotograaf, siis kui sul telefon heliseb, siis sa kõne järgi saad aru, kas sa tahad selle inimese koostööd teada või ei taha. Ja vahel sa saad aru, et sa ei taha. Ja siis sa ütled väga viisakalt, mitte ei, vaid ütled, sorry, pool aastat on kinni. Ja ma olen nii inimest peale 20 aastat, peale tuhandeid inimesi, ma ei julge öelda palju portreesid, aga ka väga palju välisspiikereid ja coach'e. Ma arvan, ma oskan telefoni kõne järgi juba inimesed aru saada. Kes on need inimesed, kel pole mõtet sulle helistada? Mul ei ole mõtet helistada, kui sa soovid fotograafi. Et mulle helistad need inimesed, kes soovid Mardu Männimägi. Okay. Ma vahel ütlen kõnes, see on nii naljakas. Ja ma ei ole üldse upsakas, ma ei ole uhke või, et ma olen eriline. Ma olen väga lihtne inimene. Siis ma küsin, kas sa soovid fotograafi? Kui sa soovid Mardu Männimägi, kui sa soovid fotograafi, siis anna oma e-mail, ma soovitan sulle 6 Eesti tegijat, kes võib-olla teevad 3 korda parem kui mina. Kui sa oled saanud kontakti, et palun tee selle tüübi koostööd, see aitab siin nii mõnegi asja paika, siis lähme koos. Teeme korraks pausi. Heas vormis olemine ei tähenda seda, et sa pead jõusaalis 10 tundi järjest rassima. True Forest kavad on disainitud neile, kes tahavad saada maksimaalset tulemust minimaalse ajakuluga. Selged videolahendused ja struktuur, mis toimivad ka kiire elutempo kõrval. Lõpeta vabandust otsimine ja vali strateegia, mis päriselt toimib. Vaata lähemalt trueforest.com, sinu parem vorm on 1 kliki kaugusel. Mul oleks võib-olla raskem võib-olla mõista või miks mitte isegi ka väidelda sel teemal, kui mul ei oleks olnud sinuga juba joos mõnda sellist kokkupuudet, kus me istume maha kusagile ja räägime juttu ja tegelikult ma saan ju väga hästi aru, millest sa räägid. Et võib-olla siuke lihtsalt tore vahemärkus, et ma olin siis Mardot näinud trennis jõusaalis paar korda. Aga võib-olla ütlesime ka tšau, võib-olla isegi öelnud seda, kui üks hetk siis nägime üksteist kaubanduskeskuses ühes poes ja siis minu jaoks hästi suur moment oli see, et Mardo tuli minu juurde ja surus mulle kätt ja ütles, et tead Siim, et ma tean, millega sa me tegeled selle podcasting utusega ja et jätka samas vaimus ja ära anna alla ja me jäime sinna 1,5 tunniks rääkima. Ja see, et see oli meie esimene vahetu vestlus ja et Mardo leidis ka nagu selle 1,5 tundi, kuigi aeg on meil kõigil piiratud ja nagu ma tean, sul on üks ka väike laps kas või kodus või mis iganes, et see oleks miljon põhjust, miks oleks võinud öelda, et kuule, et ma nüüd pean minema, aga miskipärast me olime seal naelunud sinna ühe koha peale ja see 1,5 tundi see meie esimene vestlus toimus, nii et selles suhtes ma saan tõesti juba väga hästi aru, millest sa siin varasemalt just oled rääkinud. Ma mäletan seda hetke väga hästi, meil lõpuks, see oli CNC poes ja lõpuks lõppes sellega, et nad tõid meile kinkekotid ja ütlesid, minge ära siit. Minge nüüd aeg minna. Jaa, aga nagu ma ütlesin, inimene, vaata elu on nii lühik, kõik arvad, meil on jubedalt kaua aega, et mingi tegeleda. Sa oled põhimõtteliselt oma keskkonna, kõik mis ümber olen, sa oled selline kogu summa. Ja kui sa ei tegele
noh, ütleme, et sõprusedki, et kui sa ütlesid, et ma aega ei leita, aega võetakse, et meil oli jumala põnev vestlus. See oli kahepoolne ja ma tunnen hästi inimesi. No, ma tean, kellega ma räägin, iga sekund on arvel. Et meil oli väga põnev sisukas vestlus, mis puudutab üldse podcastindust ja miks midagi teha. Et ma niisama ei tulnud sulle siin kiitma, vaid ikkagi see on äge, see järjepidevus, et sellega saab asju teha. Harjumused järjepidevus see on vundament, see on baas. Ja see on täpselt see võib-olla, mis võib-olla sinu see X-faktor äkki on ka, et ma räägin, et ma olin ikka seda kahekõne juba enda peas nagu pidanud varem, et mis saab ja kuidas saab edasi ja ma ei olnud seda otsust tol hetkel vastu võtnud, et ma jätkan selle teise hooaega ja peale seda vestlust ma olin nagu kindel, et selge, et ma olin kohe, et nii, Daniil, me peame seda asjaga nagu edasi suruma ja jätkama, et see oli siuke hea lüke. Oota, mis 5. hooaeg hakkab, siis hakkab alles põhimäng, siis tuleb põhivenna platsile, et nii see on. Aga kuidas One Stage podcastil praegu läheb? Paremini kui kunagi varem, kusjuures täna on järgmise salvestuse poster valmis, reedel avaldame ja järgmise 4 salvestuse lepingud on ka sõlmitud. Super. Nii et ei ole lihtne, sest hetkel Eesti riigis on kuidagi selline aeg, et kõik hoiavad natuke tagasi, artistid mõtleb, ma ei tea, kas mina, jõulukuu, kõik see. Aga tegelikult on, tavaliselt on see mingi X ei-de taga, et sa pead need mingid ei-d saama, nagu ma ütlen ise ei, siis tihti öeldakse, kui sa külalisi kutsud, et tead, praegu ei ole hetk, mida ma olen saanud hästi palju oma podcasti kohta, et ma saan aru, et see on koht, kus tuleb nagu ausalt rääkida, publik on saalis, et ei taha sinna nagu niisama undama tulla, et mul peaks olema sisu ka. Siis mõtlen, kas sa teed nalja, sa oled mul seal kategoorias, ootan sind, tuleb teha, tuleb vahel 5 korda küsida. Siis kui sa ütled, et see on järgmise 4 osa episood nii-öelda purgis või noh, et sa tead, salvestusajad, siis ma tean, et sul tuleb see 4. on siis 40. Jah. On nii? Ja 40 väike juubel. Ja. Väike juubel. See võiks ma ei saa siin suruda, et viska õhku, kes see 40 on, eks ju, aga ma ei tea, kas sul on üldse paigas niimoodi, et sa tead, kes need 4 on ka? Need 4 ongi, ma ei saaks neid paika panna, sest sellega on seotud tiim, koht, kus me salvestame, artist. Need on kõik A-kategooria. Et mina olen seal lihtsalt kärbes seinal oma saates. Seega ma võin öelda seda, et need on ma võin seda öelda, et me kindlasti ei tee, see ei ole meelelahutus ja sellepärast vahel küsitakse, et miks sa seda teed, siis ma teen seda ise endale. Need inimesed päriselt huvitavad mind, mul on nendega mingi kontakt olemas ja meil on keegi garanteeri, et lõpuks, kui see läbi on, aplodeeritakse, et mina sealt midagi leian või see artist leiab midagi või publikus keegi. Et see on, mulle meeldib, see on selline meeldiv kaos. No kuidas sa valid külalisi? Kõhutunde järgi. Täpselt sama. No näiteks järgmine külaline on, kellega mul on koostööd teinud juba 4-5 korda. Ta on nii kiire, kogu on kiire. Mõtlesin, nüüd on see aeg, et let's go, teeme ära. Ma võin öelda, et meil sellest 4 on üks väga kõrge kaliibriga külaline. Ja siis huvitav on see, et me oleme teinud 36 osa ja nüüd pöördutakse meie poolt juba nagu kõrgemalt poolt, kõrgemad jõud. Et öeldakse, et kuule, kas te oleksite nõus tegema? Need tulevad eesti keeles kõik? Need tulevad eesti keeles, jah. Okay. Kujutada, et Eestis on ka kõrgemad jõud. Okei, no väga huvitav. Kuidas One Stage podcast alguse sai? Mis oli see esimene sinu mingi, ma ei tea, let's get it või eureka moment, kus sa mõtlesid, et nüüd on aeg? See oli üks selline huvitav, nagu ma ütlen, see karjäär, mida ma olen elus möllanud. Ma 2011 aastal pilistasin Rain Lõhmust LHV, seal kontoris, pehme vaip maas, ühe ajakirja esikaas. Ma olin natuke närvis, läksin tund aega varem kohale, Rain oli ka seal, siis Rain võttis aja ja rääkis muga juttu. Võttis lihtsalt oma ajast ja rääkis muga juttu ja me rääkisime rahast ja suhetest ja inimestest ja kui me olime ära shoot'i teinud seal katusel ja tema seal kontoris ja sest tulid väga lahe seeria tuli. Temast oligi põhilugu, kaane lugu. Siis me jäime rääkima ja ta ikka vajutas selliseid punkte, et ma ikka korra mõtlesin, et kas, mis mu see, ma hakkasin mu eksistentsis kahtlema.
ja just raha poolt, et miks ma olin nii, et mul on oma stuudio, rendistuudio, mul on Eesti parimad kliendid, aga endiselt elan nagu palgapäevast palgapäevani, kinnisvara ei ole, kuidagi ei jää üle. Ja siis ta ütles väga kihvtilt, et see saatja, mis sulle seda infot saadab ja tegusid, mis sa peaksid tegema, et see ei saa muuta, et see vastuvõtja, ehk siis sina pead muutuma. Mitte keegi teine ei taga sulle paremat elu. Ei ole nii, et läheb riigis parem elu, mul on parem elu. Et mõtle, mida sa 5 aasta pärast tahad teha mees. Hästi sõbralik oli ta muidugi. Et mis su see jalajälg on, hakka seda Mardot mängima, kes 5 aastat, etendada iga päev, kas või 20 sekundit, 5 minutit või tund aega, mängi seda Mardot, kes on selg sirgu, valib töid ja need on suuremad kui sina. Ma mäletan, ma läksin koju ja ma Lahinal nutma ei hakanud, sest ma elasin üürikorteris, kommuunis vist tol hetkel. Jah, kus kamba peal olid korteri igaühel oma tuba. Kui vana said siis? 2011, arvesta nüüd kohe pea 16 või 15 aastat tagasi. Ma ei tea, kui vana sa saad Marta. Ma olen 41. Ma olin 20, selline 25-6 ja siis mõtlesin ja mõtlesin. Ja siis ma sain aru, et nende võtete taga igal sellisel võttel, igapäevasel võttel on mul ligipääs nendele inimestele ja väga põnev vestlus. Minu elu muutis. Raini elu vaevalt, võib-olla ta sai mu käest mingi sotsiaalse nagu mõtte, et mida kuidagi teha ja kuhu pool liikuda, aga ma kahtlen selles. Ja siis mõtlesin, et hakkaks seda salvestama. Mitte 2011 ma ei mõelnud, see mõte hiljem, kui ma nägin, et ma ostsin esimesed väärtpaberid, hakkasin mõtlesin, oh my god, kui ma teeks mingid muud ametid, ma ei saaks neid mõjutusi. Et läbi selle ma nägin, et nendel vestlustel on nii tohutu jõud, mis kaadriväliselt toimuvad. Et iga kord näitlejad, tuntud inimesed tulid stuudiosse, kui ma näiteks 19 aastat TV3-l kõik reklaamid pilistan, see tähendab seda, et iga saatejuht, iga selline tuntud inimene, kes TV3 ekraanilt on läbi käinud, on minu kaamerast ka läbi käinud. Juba 5 kord, 10 kord, 10 või 11 korda inesest juba teinud reklaamipildid TV3-le. Siis me hakkame omavahel rääkima, arutama asju. Ja seal tekkiski, et miks jätta oma vahele. Kui ma seda rääksin, sõpral tõttu kõik ütles, et ma ei tea, et sina või, et sa juhid seda saadet, ma ütlesin, miks mitte. Ja ma ei tea, sa ei ole see mees. Ja ma 2018 tuli see mõte ja alles 2019 veebruar me tegime seda. Ja mul tekkis veel üks väga huvitav intsident. Ma ei mäleta, kas ma olin Ibizal või ma olin, kus ma olin, aga ma rääkisin sellest ideest Jay Jetile. Ta on üks maailmakuulus autor ja podcaster. Okay. Ta on ikka suur podcaster, ta on niisugune suur. Jay Jeti, uurige järgi, kes ta on. Arnud igasugused raamatud välja, põnev kuju. Ja tema otsustas, ära tee seda. Ma arvan, ära tee. Ära jumala eest tee. Kui sa järgmised 5 aastat sa ei tee. Sest mingi lihtsalt kõvatada paar episoodi teha, see on 22 mees, 22 episoodi enne seda ei tea mitte keegi sust, keegi ei taha tulla, sa veenad, see kõik, et see töötab su vastu, et see on vastu suunda, vastu voolu ujumine. Ja siis tuligi esimene episood. Vau, see on, vaata, mul on nii tore, ma ei tea, kas te kuulajatel, ilmselt ikkagi on nagu tore kuulata, aga vaata, ma olen see 10 aastat maas nii-öelda või mitte maas, aga lihtsalt tagapool vend, kes kuulab see kõik ja mõtleb, et kuule, et täpselt see on see minu teekond, mis veel käimata on ja see on kaunis huvitav. Et nagu ma ütlesin, et eks iga algus on raske ja nagu praegu ka, kui alati, kui teeme ja paneme siia, saame kokku siin kõik ja kui ma kavandan seda asja ja kogu selle tiimiga siin seda asja teeme ja võib-olla, et ei näe seda, et see nii suure marginaaliga nüüd keegi tähtsustaks seda, mida ma siin teen praegu, eks ju, siis iseendal vähemalt on üli tore ja naudid seda protsessi, aga vahepeal on lihtsalt raske näha seda nagu seda teed enda ees ja lihtsalt läbi suruda kogu aeg, et siis ongi tore hoida nendest hetkedest ja õpetussõnadest kinni, mis juba inimesed räägivad, kes see tee on läbi käinud. No ma ei ütleks, et ma seda teed on läbi käinud, ma olen lapsevanem ja need, kes on lapsevanemad kuulavad, saate aru, et kohe on tuhud on ju. Hakkame liikuma sünnitusmaja poole, et minu jaoks see projekt, mida ma teen, ma kujunen selle sees, kui mul on keeruline, siis ma kujunen alati rohkem ja sellepärast meil ka publik, et väga keeruline on, kui saal on rahvast täis.
ja sellepärast ma ka teen publikuga ja ma olen kujunemas, mina olen kujunemas sealt, mida inimesed võib-olla teevad, sest väga sajad inimesed on võtnud nagu ühendust, et kuule, et anna coach'i või tee või teist kolmandat, kõigil on see romantiline idee, et mis mikrofonid ja mis valgus ja mingi 107 asja, hakake lihtsalt pihta ja elage see 22 episoodi üle. Siis sa hakkad seda enda pärast tegema. Ja enne seda ikka natuke mõtled, et tahaks seda, et esimese episoodi aegluubis kõik plaksutavad ja teevad lained, seda ei juhtu. Või sa oled erakordselt andekas, sest oluline on ikkagi sinu enda elatud elu jooksul see kogemus ka juhtida mingit saadet, see on mega. Kui ei tule hästi välja, siis sa saad tagasiside ja saad parandada seda. Jah, sest praegu on hea võib-olla siin numbrit ära märkida või natukene rääkida numbritest ka, et meil on endal võib-olla mingisugune ootus, et tahaks tõesti nüüd selle hooaja lõpuks nii-öelda saada mingisugune X number subscribereid täis, eks ju. Ja siis nii mõtet on võrrelda või vaadata ennast teistega, eks ju, samal ajal vaatan, sul on näiteks juba 7500 YouTube'is igal episoodil, absoluutne miinimum 10 000 kuulamist, mõne Ariga oli näiteks 94 000 kuulamist või vaatamist, eks ju. Kuulamiste koos seal juba circa 120 000. No vot, et ja siis ma ise siin jahin siukseid numbreid näiteks, et ülinaiss oleks, kui hakkaks saama niimoodi, et stabiilselt 1000 nagu igal sellel kuulamisel, aga see kõik tuleb, kui teed, siis juhtub, kui ei tee, siis ma võin garanteerida, et ei tule. seda ma täitsa usun. Võib-olla mida sa ise oled kõige rohkem õppinud selle just One Stage podcasti käigus? Ma olen õppinud seda, et esiteks üliäge näha, kui see üritus on näiteks Laurini osas 135 inimest on saalis, on vabal tahtel ostnud pileti, kõik nad on seal, on kohal, hingavad samas rütmis, naudivad. Et sa pead looma neid keskkondi ja sa õpid sellest. Et võib-olla ma mõtlesin hästi suurelt ette, et sellesse kaugesse eesmärki ja siis mul oli raske nagu samastuda, et kuidas ma siis seal istun ja viin seda saadet läbi ja päriselt olen kohal ja kuulan, mis ta räägib ja panen abistavaid küsimusi sinna juurde just jagatule värskele infole, mida ma ei teadnud. Aga hakata lihtsalt pihta. Ma vaatan oma esimest hooaega, häbi on, teine veel rohkem häbi, kolmas mõtlen, kas me päriselt teeme seda edasi, neljas, ei. Ja nüüd ma olen lihtsalt saanud aru sellest, et mõttetu ennast võrrelda ja ma valmistun muidugi, aga sul ei ole võimalik valmis olla selleks. Sa pead lihtsalt hetkega kohanduma ja kui sa ei tea, mida öelda, siis ütled, ma ei tea, mida öelda. Pole mõtet luuletada lihtsalt, ma ei tea, kogu lugu. Miks keegi peaks üldse kuulama One Stage podcasti? Kui sind huvitavad need teemad, mis tegelikult kui me 5 aastat tagasi alustasime, need ei olnud nii päevakorras, et mulle kuidagi, andke mulle andeks, aga kogu koroona ja kogu see nii-öelda asjad, mis maailmas juhtunud on meie nagu vaadatavust kasvatanud, sest inimesed hakkavad endasse vaatama, et paljudel ei ole selliseid vestlusi. Me ju neid artiste ei võta sinna sellepärast, et nad räägiks, kui ägedad nad on. Pigem püüame leida neid kohti, kus nad pärit on, kus need juured tulevad. Igaüks neist määrab selle, kui kaugel ta läheb selle infoga. Et Laureni jagamine oli äge, Rahakratt rääkis esimest kord sellest oma lahutusest. Kõik võib-olla inimesed, kes sinna tulid, tahtsid rahajuttu kuulda, aga seda rahajuttu on nii palju. Ma tahaksin nendes episoodides püüda rääkida sellest, mida pole veel räägitud. Ja küsida asju, mis neile päriselt haiget teeb ja korda läheb. Ja kui sind huvitavad need teemad, sest kui sa tahad, mina ei ole võib-olla mingi suur eeskuju, aga mitte kindlasti ei ole, aga kui sa võtad ühe artisti ja sa tahad tema moodi elada, siis sellest on vähe, et sa vaatad Instagrami, sul oleks vaja aru saada, mis talle haiget teeb, mida ta taga ajab, miks ta neid asju teeb. Ja samastuda sellega, sest me oleme kõik hästi sarnasest materjalist tehtud, me vajame und ja me vajame sotsiaalseid suhteid, me vajame lähedust, me vajame aega iseendaga, me vajame neid kõiki asju. Aga tihti me ei oska seda väljendada, me ei oska, oleme partneri peale pahane, aga tegelikult tahaks talle öelda, et kuule nädalas 3 tundi ma tahaks olla üksi ilma selle asemel solvama, et ta jätaks meid korra üksi olema, sa ei oska seda keelt, sa ei ole aus iseendaga, kellegi teise vastu, sa ei oska ennast mitte kehtestada, aga sa ei oska väljendada, et tead, ma armastan sind väga, aga sel hetkel ma vajan lihtsalt aega iseendaga. Ja sealt hakkavad need sellised probleemid elus pihta, et me ei oska väljendada. Ja me
One Stage'is püüame olla hästi ausad, siirad. Mitte ükski osa ei ole olnud toimetatud, et räägime sellest või teeme seda või. Ei, zero. Kõik on nii, et let's go. Mäletan, ma kogu aeg räägin seda lugu uuesti ja uuesti, aga Pääruoja eelis, et et kas me teeme mingi proovi ka, mõtlesin, mida me proovime. Saame kokku kohvikus ja räägime mingit teem, paneme mingi plaanid paika, mõtlesin, sa ei ole vist ühtegi osa vaadanud, et me ei planeeri. Läheme sinna, teeme üllatame, teeme nii, et endal oleks ka ebamugav. Sest nii on tore. Jah, ma ise küll seda tähele pannud, et ükskõik, kas sa oled rikas või vaene või kus sa enam-vähem pärit oled, siis tegelikult inimesed elavad oma elu jooksul võrdlemisi sarnaseid emotsioone läbi. See skaala võib olla teistsugune, et kas ma nüüd kaotasin, ma ei tea, meil on rahatunnetus teine, eks ju, et see, mis minu jaoks on võib-olla 10 euri tähtsega, keegi, kes on minust 10 korda rikkam, eks ju, temale on see võib-olla 100 euroga samasugune tunnetus, nagu mul 10 euroga on suhtes. Aga need emotsioonid on sarnased, me kõik põeme mingi aeg mingisugust leina, mingisugust ülivalt joovastavat suurt õnnetunnet, mingit suurt kurbust, et tegelikult kas see tuleb siis sinna inimene, see artist või superstar või täiesti lihtne inimene, eks ju, kui ta räägib nagu mingit siiralt ennast nagu kõnetava või puudutava loo, siis inimestel on see äratundmise rõõm ikkagi, et need emotsioonid on paratamatult elu jooksul tegelikult, kui me pikendame see perioodi piisavalt pikaks, siis need on võrdlemisi sarnased meil kõigil. Nad on sarnased ja üldiselt, nagu ma enne ütlesin, kui ma sõpradel kõigepealt rääksin, ma hakkan seda tegema, ma ütlesin elukaaslasena, ma hakkan tegema podcasti, sest et okei, meil on see idee One Stage ja kõik see, kes sina juhid, ja no ma ei tea, ma ei tea nagu, et sa oled küll nagu jutukas ja kõik see, aga ja alles võibolla 13. episoodi, kui me tegime Ari-Mati Mustani, kes ütles, et kuulas selle osa, ütles, et okei, nüüd ma saan aru. Et võibolla Ari osa oligi midagi sellist, et mida ma tahtsin näidata, et öelda, et teeb jalaga tagumiku naljad, tol hetkel ta ei olnud veel nii tuntud ja kuulus ja öelda, et tropp ja kõik see, ikka tal ei olnud nii suur jälgiskond, aga mina tunnen teda eelnevalt ja siis, kui said aru, mis mootor seal taga on, siis ma ütlen, et sa kurat, meil on kõigilt talt väga palju õppida, et kuidas nali ei ole lihtsalt nali, et see, kus ta täna on, et tegelikult see on vihikus kirjas olnud, et kuidas ta sinna läheb, mis on selle jaoks vaja, et jõuda sinna. See on huvitav, et nüüd me juba teist episoodi järjest räägime natukene Arist. Ari on kuulus. Ja sest eelnevas episoodis oli siis meil Roger Andre, kellega siis tuli ka jutuks, et siis on, näitab ka sükest head mastaapi võib-olla, et jõuab igale poole. Mis on One Stage'i tulevikuplaanid? Sa midagi juba mainisid, aga One Stage'i tulevikuplaanid on, kõigepealt tuleb sündi ära oodata. Peale sündi hakkad nime panema, igast asju tegema, et mõtled, kuhu kooli läheb ja kus lastes käib ja kes hoidjaks tuleb ja. Aga One Stage'il 111 episoodi teen ära, siis 111 episoodi teen ära. 36 on salves. Ja siis ma otsustan, kui palju ma sinna puid alla panen veel. Aga sa mõtled nagu ärilises mõttes või? See oli tegelikult juba väga hea vastus, et ma jätsin sulle meelega sükse hästi avatud, eks ju, et saad ise vaadata, kuidas sellele vastad. Aga see 111 on väga kõnekas ja see on ülihea, seal on numbriline mingisugune eesmärk, eks ju ees, et sa tead täpselt, kuhu maani see projekt praegu võiks kesta ja meil on tegelikult plaan olnud algusest peale 76 episood teha juba inglise keeles ja minna välja. Ala lennata, võtta mingi kuulus director või mingi näitleja, lennata. Miks 76? Ära küsi. Mu käest küsis üks väga tähtis inimene, kelle ma nime ja ma ei hakka name droppima siin, aga ta ütles, et miks su lemmik osa on? Ma mäletan, ma olime Grete Kleini osast teinud, siis ma ütlesin 76, ütles, Mardo, et ei ole veel teinud nii palju osi, ma ütlesin täpselt, et need ei olegi veel mu lemmikud, et ma mitte teisi tuues maha, vaid ma mõtlen alati ettepoole ja mõtlen just ettepoole, et see on nagu korvpallimeeskond, et kui sa paned 5 väga head mängijat kokku, nad ei mängi üldse hästi. Ja ma ei pea nüüd silmas, et mõni osa peaks olema nõrgem või tugev, nad on erinevad. Üks inimene tuleb, just kirjutas paar päeva tagasi, et kus te olete olnud, et leidsin teid just, kus kivi all te olete olnud, ma ei tea, sa äkki oled sina kivi all olnud, et ta just avastas ja vaatas 7 osa nagu järjest, aga tegelikult tihti on ka see, et inimesed erinevas eluetapis kogevad midagi ja siis nad oskavad samastuda, vaata, lähevad või näiteks tuntud inimesed on tihti ka
kus on skandaali, siis minnakse selle järgi vaatama, et päris huvitav episood, kuulatakse ära, siis vaadatakse, aga kuidas seda ette teadis või mõtled see ajaline mõõde, mis tihti inimesi kisub seda vaatama. One Stage idee on olnud tegelikult natuke suurem kui lihtsalt need podcastid. Ma täna veel ei ütleks, mis mootor sinna taha on tekkimas, sellepärast et võib-olla see ei ole õige aeg ja koht, aga me õpime seda produktsiooni ka seal, mis see podcast on, Eestis see podcastindus on nii, et igaüks peab nagu see on ujula, kus need rajad on kõik eri suunas ja risti üksteist läbi. Äkki on vaja tulevikus seda kuidagi koondada, sest selline kuju nagu raadio, ma arvan, et teda varsti enam ei ole. Miks ma arvan, et raadiot ja televisioon hääbuvad, sest nad on kuidagi tihti need artistid, kes seda raadios või teles on need nii-öelda kuulsused, et nad on hästi mugavast tsoonis, nad ei pinguta üldse enam. Mõistad mind? No. Et sa oled 20 aastat olnud sul oma raadsaade, aga see on ikka nii. Ajad on muutunud, et noorteni jõuda või et ühiskonda mõjutada, pead sa kuidagi tegema alati midagi tuleviku jaoks või käituma nagu täna inimesed loevad, et sa ei saa väga, kuidas ma ütlen, et võib-olla ma lasen ise endale praegu jalga, aga ideeliselt ma näen, et need asjad hääbuvad ja tulevik tuleb koondada kuskil kõik see podcastindus, midagi on mingi põhi on tekkimas, mingi platvorm, mis on mõeldud just ka koos me jõuaksime palju kaugemale kui üksi. Arvan mina. Ja, seda kindlasti. Et kui on ikkagi kommuun, kokkutulekud, väsjad, kunagi Telia tegi podcasterite festivali 1-2 aastat. Käisime kohal. Ja salestasime seal ühe episoodi ka, et me mõtleme, me ei tea, mis ma hoian seda asja kogu lahtisena, aga väga oluline on kogu teha. Kogu aeg on teha uusi episoode. Ja selle pealt siis, et ei ole ühte, et kui me seda missiooni nüüd ei täida, siis me ei teegi. Ei, me läheme, õpime iga episoodiga, meil läheb see sihik paremini paika. Aga fakt on see, et see ei ole lihtsalt podcast, vaid me tegelikult produtseerime teistele saateid ja ülekandeid ka samal ajal. Teeme ühe pausi veel. Kas sa oled valmis viima oma füüsilise ja vaimse tervise järgmisele tasemele, aga vajad selleks personaalset strateegiat? Ma avan sel kuul vaid 3 kohta oma True Foresti mentorlusprogrammi. See ei ole lihtsalt treeningkava. See on koostöö, kus me optimeerime üks-ühele sinu treening, toitumise ja igapäeva harjumused. Kui sa oled valmis pühenduma, mine trueforest.com ja täida kandideerimisavaldus. Vaatame koos, kas sa oled see, keda ma saan aidata tippvormi jõuda. Tundub, et sa oled tõeline visionär ja siit võib-olla on hea edasi küsida sinult ka seda, et võtame võib-olla siuksed, et mis on elus tähtsad asjad, et prooviks panna ka mingi piiri seal näiteks, et proovime leida kahekesi, aga eelkõige sinu juhtimisel siis 5 siukest elutähtsat asja. Võime need universaalse nagu teemad alla panna, et ma võin ainult aimata, mis need võiksid iga inimese jaoks olla või mis need minu jaoks on ja mul on ikka kirja pandud, aga ma tahaks teada, Mardu, mis on sinu jaoks tähtsad asjad? See on teema, mis sa mulle ette andsid, et ma natuke mõtleks selle peale ja ma olen ettevalmistamise kõige halvem inimene üldse, et ma saan aru, et ma ei ole hea ettevalmistaja, et ma õpin selle või teise 3. ära. Ma saan inimesed kokku ja ma mõtlen ise, mis need punktid võiks siis olla. Ma ei tea, kas ma annakski neile nagu 5 punkti, aga ma praegu mõtlen, mis on minu jaoks olulised. Kui ma võtaks praegu täiesti nullist hingan. Võtame esimese, kus su baas on? Et mis on kui sa ruumi astud, mis su baas on? Mida ma ei räägi müügist, et mida sa lauale tood, mida sa pakud? Kui hea kuula sa oled, kui hea enda väljendaja sa oled, enese väljendusega. Kui arvestatud sa oled, kui sa kuhugi lähed, mis su baas on? Ja see tähendab, see ei ole, et me tuleme kõik ruumi ja kellel parem baas on, vaid mis on sinu baas, kui lihtne on sind liimist lahti nagu tõugata. Et kui kiiresti sa laguned ära, kui keegi kahtleb sinu oskustes või ei pea sust piisavalt lugu. Me tegeleme ju terve elu sisuliselt oma baasi loomisega. Ja kui minna filosoofilisemaks, siis ma isegi mõtleks nii, et kui me sünnime, siis me oleme oma vanemate harjumuste ja just me oleme oma vanemate harjumuste ja elustiili just kui peegeldus.
aga koheselt hakkame ju, 4-aastane juba vaidleb vastu mingi, et ta ei ole nõus sellega, ütleb, ma arvan, et see ei peaks nii olema. Ja see on eluterves, ongi, sa hakkad kujundama iseennast, et juba keskeas, mitte keskeas, juba 20, 30, 40 oled sa sisuliselt oma harjumuste tulemus. Tihti me hakkame vanematest täiesti kõrvale triivi, mõni eemale ja mõni nagu kõrgemale. Ja see baasi asi ei ole nalja asi, et endale vaadata otsa, kui asjad ei klapi ja mingid su äri ei tööta ja suhe ei tööta, siis sa tuleks kohe vaadata oma baas üle, et mis tõekspidamised mul on. Kuidas oma baasväärtust tõsta? Ja kuidas see tõsta just? Kuidas mitte tõsta nii, et 100-ni, vaid 101, 1,2, 1,5, 1,8, vahepeal läheb jälle 0,4. Et kui kuidagi on, et teadmistel on tohutu suur väärtus ja neid teadmisi tuleb juurde, seda baasi tuleb kogu kasvatada. Number 2. Number 2 on Exceli dokument. Number 2. Ma arvan, et väga-väga oluline, baasi alla tegelikult lähevad kõik asjad, aga ära nii filosoofiliseks sellega jää siis. Öeldakse, et terves kehas terve vaim. Aga pigem ma arvan, et see vaim ei saagi terve olla, kui see keha ei ole, mitte pigem, vaid just ma olen sellega, ma sünnist saat teinud sporti, mitte sellepärast, et meil perekonnas keegi oleks sportlane ja viidi trenni, ei, mul oli mingisugune kiusatus kogu aeg saada sellest osa sellest meeskonnasportides, korvpall, jalgpall, võrkpall. Kuigi sa oled, parandanud kui ma eksin, kas äkki Euroopa meister ühel individuaalspordialal? Jah, see kuidagi juhtus nii, aga mängisime kunagi ka korvpalli ka A-klassis koolide vahelis ikka ja hästi. Võrkpalli, kõikis asjades mängisime, meil oli lihtsalt hea meeskond. Jah, see meeskonnasport, aga ma olen ka teinud boksi, ma olen teinud maadlust. Ja need on kõik niimoodi, et mul oli võimalus lihtsalt Eesti parimatega alati teha, mitte nii, et kuskil Raplas harjutada, vaid ikkagi tegijatega. Ja see, mida ma tunnen, ma ei saa öelda oma pojale, et ole mees ja käi trennis, siis sa oled endaga parem sõber, sul on vaja ennast kusagil tühjaks lihtsalt rahmeldada, vaid ma pean ise käima, ta peab nägema, et ma naudin seda. Ma olen lihtsalt 3 korda parem isa, kui ma olen trennis käinud. Ja see enda jaoks aja leidmine ka läbi spordi, et sa ei tee sport sellepärast, et olla kuidagi esile tulla, vaid sulle meeldib see tunne, mis sisekõne sulle algab, kui sa pingutad füüsiliselt. Nii et see spordi baas. Ma poleks tegelikult see number 9 isegi, aga see on väga oluline, et ma ei taha, et keegi oleks, ma ei soovita kellelgi olla professionaalne sportlane, sest see on ikkagi, see maksad eluga, aga et see sportlikud harjumused, see on minust väga oluline. Kuna siin on mul endal nüüd hästi sportlik huvi, siis mis spordialadega sa oled veel tegelenud, sest tegelikult kui ma enne ütlesin, et ennist Euroopa meister, siis minu teada sa oled jiu-jitsu. Brasiilian jiu-jitsu. Ja Euroopa meister. Euroopa meister 2014. Okay, 11 aastat tagasi. Mis spordialadega sa veel oled tegelenud? Jiu-jitsus oli nii, et ma alustasin kui ma lähen tagasi 12 aastat, ma läksin karateesse, siis said aru, et see ei ole võitlenud mingit pistmist, siis samal ajal ma paralleelselt hakkasin jõusaalist käima, sest mu sõbrad olid vanemad natuke ja nad tegid jõutõsteid. Siis ma sain aru, et mulle meeldib täiega see füüsiline rahmeldamine, siis ma käisin boksis, sest see oli reaalsem karateele. Distantsi tunnetus ja kõik, ei karjutud päriselt, me lõime üksteist. Ja siis ma sain aru, et aga kui mul üks sõber, kes Audentes maadles, sain aru, et tead, sest boksist ei ole suurt palju kasu. Ta töötab väga, boks on ideaalne sport. See nii kaua, kui meil on kohtunik vahel ja neid rüselusi lahutab. Et maadlejad viivad su maha. Jah, sa lööd küll teda, aga maadleja tegeleb ainult ühe asjaga. Kuidas distants ära võtta. Jookseb jalgadesse, kukud nagu puumetsas, maas enam, see on nagu kuulitõuke. Püsti on, viskab kuuli, ma ei tea, 20 meetrit, pane ta istuli, viskab 3 baseelili ja tal see kuul pähe kokku. Et sa võtad ära talt löögivõime, kui sa viid maha. Ja sealt tekkis, et ma hakkasin maadlema. Kreeka-Rooma maadlus, ma olin tol hetkel, kui Heiki Nabi, sealt me tunneme ka teineteist, kui ta 2006 tuli maailmameistriks, siis ma käisin Tallinnas Audentese spetsiaalselt 3 korda, ma olin see keha suur poiss, kellega ta sai treenida, ma olin nagu tuulelipp lihtsalt seal. Ja need paar aastat see tuulelipu harjutusi, see on otseses mõttes Heiki Nabiga andis mul hea baasi
ja seal kõrval toimus Brasiilian Jiu-Jitsu treeningud. Siis mõtlesin, mis see on, siis ma olen Heiki Nabi sparringupartner, mis asjad, mis nali, see on mingi kassi maadlasin. Ja kui üks tüüp seal mind 16 korda 1 minuti jooksul ära kägistas, siis ma sain aru, et ma olen jällegi vales trennis. Ja siis ma jõudsin Jiu-Jitsusse, kus ma tegin ka MMA-d, püstivõitlust, mul need baasid olid kõik olemas. Ja iga nagu kaotus viis järgmise asjani, et ma olen 2000, ma arvan, võis olla 2011, mul oli puuris ühe soomlasega fight ja ma kaotasin Bravo kägistuseks, see on Jiu-Jitsust. Ma Jiu-Jitsust veel, ma maadlesin. Ma tegin Jiu-Jitsu treeni, aga maadlesin. Ja seal tekkis selline olukord, kus ma kaotasin ja... Kas see oli profimatš või amateur? See oli jalakaitsmetega, nii et see oli amateur. Okay. Kas sa oled üldse profimatši teinud? Ei ole MMA-s, ma ei ole profimatši teinud ja järgmine esmaspäev ma mäletan, ma olin treenis teistmoodi kohal. Mõtlesin, et tavai näidake, mis see Jiu-Jitsu on. Ja 2 aastat, no juba aasta hiljem ma olen 16-kordne Eesti meister, 17-kordne või 16-kordne Eesti meister. Brasiilian Jiu-Jitsus ja Soome mitmekordne meister ja 15 kulda maailmakarikasarjas ja see kõik oli selle tulem, et ma pidin kaotama. Aga kaua sa tegelesid sellega siis? Ma alustasin 2008. Oli esimene baaskursus. Ja no 2000 hilja siis? Suhteliselt hilja, ma olin juba vanem, jah. Aga huvi oli ja ma ei olnud kunagi proff, vaid ma olingi poole kohaga fotograaf, kes siis lendas nädalavahetusel turniiridel, nädalases pildistas, lennates töötlesin pilte ja mõnus oli kuidagi, võib-olla vastutus ei olnud nii suur, et oled treenid nagu amatöör, treenid nagu hobisportlane, võistled nagu professionaal, samal ajal töötad nagu professionaal, siis ta on kuidagi hajutatud, su mõte ei jää nii palju kaotustesse kinni, sa nagu oled rohkem võitudes sees. Okei, aga kaua tegelesid lõpuks sellega kokku? Sa küsid nii keerulise küsimus, 2008 kuni 2016 ma otsustasin, et ega see turniiril käimise üks paras pidu ei ole, sa pead lendama, närvipinge, kõik see, et hakkaks äkki seda sama asja, millest Rain rääkis, võtaks järgmise 5 aastaku ette ja mõtleks nagu ettevõtja rohkem. Aga kuidas sa oled, mis ütlesid, 16-kordne Eesti meister või? Aga kuidas on? Sa saad iga aasta tulla kuni 4 korda Eesti meistriks. Kuidas? On Estonian Open ja on Estonian. Estonian tähendab seda, on eestlased saad võistelda, Estonian Open, see tähendab sommid, rootsid, igasugused tulid. Et ma võitsin neid ka ja ma võitsin alati omakaalu ja absoluut. Ja absoluut on see, et kui sa omakaalu ära võidad, siis kõik need, kes võitsid, saavad võistelda veel absoluut tiitli nimel. Ja siis ma reeglina võitsin nad alati mõlemad. Ja seal tekkiski see ja kui juures tegelikult neid on rohkem, need on 27 või 28, aga nendest osadel on ikkagi medali peale, et tal oli mingi teine nimi, mingi fight, mingi asi, aga ta ei olnud Estonian Open ja sellepärast ma ei saa teda kasutada Eesti meistrivõistluste tiitlina. Kuidas see Euroopa meistrivõistluste võit siis tuli? See oli õudne, sest Eestis on lihtne, lisaks ma olen Baltikumi omakaalu absoluutkaalu võitja, Soome, Rootsi, Nordic Cup, ma ei mäleta isegi neid nimest turniire, alati iga nädalat lendasime, kuhugi võistlesime ja siis hakati ütlema, et kuule, et mine proovi Euroopakat. Kes sulle kinni maksis need asjad? Klubi toetas ja toetajad. Toetajaid oli palju? Kas neid palju oli, aga neid hakkas järjest juurde tekkima ja ma mäletan, see lugu tundub, täna rääkis hästi lihtne ja tore ja kõik oli äge, ei olnud, see nägi välja nii, et ma läksin, vahepeal otsustasin Austraaliasse minna. Ma lendasin Austraaliasse ja klubi toetas, seal oli Sydney, ADCC Sydney oli ja omakaalu esimeses ringis võitsin, teises kaotsen, ma ei tulnud 10 hulkagi. Juba kurb, lendad tagasi, siis ise olin Melbourne'is, lendad tagasi ja kõik need kulud ja värgis, mõtled, kurat, see ei ole ikkagi minu jaoks see sport on, et ikkagi maailmaklass ei saa kaasa rääkida. Ja mäletan, et tuleb Melbourne Open, see maailmakarikasari, et treener ütleb, sa võiksid osa võtta, et ma klubi toetab, mõtlesin, tead, mul ei ole mingisugust motivatsiooni. Ja ma panin veel 12 minutit lõpuks, 12 minutit enne, kui läksid lukku need, panin ennast sinna kirja. Ja siis ma Melbourne'is võitsin omakaalu absoluudi 2 kulda, mis andis mulle ligipääsu Euroopa meistrivõistlustele. Ma lendasin Austraaliast tagasi Eestisse, treenisin 6 aega, läksin Portugali, kus iga aasta toimuvad Euroopa meistrivõistlused. Tase hoopis teine, 52 meest kaalus, võidad 5 ringi, ikka kohta veel ei ole.
ja läbi õnne ja läbi 100 asja, sinna tuled ka isegi brasiillased ja igast maad on seal kohal, sest seal on juba nii, et sa saad stipendiumeid ja sa saad kutseid MM-ile. Ja läbi kõige kuidagi õnnestus vist 8 fight oli ja tulin Euroopa meistriks. Uskumatu, nagu ma tean, et me nüüd korraks driftisime sellest esialgsest juttudega keemale, aga mul oli seda nii vaja praegu, sest et ma jälle teadsin miskipärast, kuna vaata minu kokkupuutepunktid sinuga on hoopis teistel eluvaldkondadel, hoopis teistel teemadel, siis ma nagu teadsin seda infot, ma ei tea isegi täpselt kuidas, aga ma pole kunagi seda sisse nagu puurinud või uurinud ja see on kindlasti teema, kus ma tahan veel sind kunagi torkida ja tülitada, sest mind hullult paelub kogu see lugu ja see on nii haige. Ma ütlen paar asja lihtsalt, et kaotused, MMA-s kaotus, jiu-jitsu, kohe nagu niimoodi, et sa olid Euroopas ikkagi häiriv frukt. Siis Sydneys kaotus, tekkis uus enesekindlus, sest kui sa kaotad sul nagu, kui sul on kõige parem, kui sul on janu, sa lähed, jood lihtsalt. Ja peale Euroopa meistri ma käisin siin ja seal, kahjuks MM-il ma tulin vist 6 või 8 hulka anda. No tase oli seal, need vennad liikusid teise helikiirusega. Esimeses 3 vist ma võitsin ja 4 oli see, kelle ma kohtusin, see tuligi vist maailmameistriks. No ma ei saanud aru, kus ta on üldse. Nemad teevad 3 trenni päevas. Nemad ei teed muid töid. No see on 4 aastat alustada. Et see oli päris crazy, aga mida ma tahan öelda, et alles, mis kogemused tõi lauale, need võidud. Mäletan, kuna ma performisin hästi, siis ma veetsin ka aega Iirimaal, sest nad vajasid seal suuri tšitsikaid. Siis elasidki John Kavanagh, kes on Conoriga treener, elasid nende juures Fighter Gymis mingi UFC fighteritega, narides magasid seal. See oli nii lahe, et sulle rullub üldse, me oleme loodud probleeme lahendama ja kaotus on probleem. Kaotus on nagu ei, et kui ma ütlen sulle, et sul on vaja veel 400 eid saada, siis sa alles koged mingid võrratult elu, siis sa hea meelega võtad need 400-500 eid vastu, aga kui sa esimese eiga juba ütled, see ei ole minu jaoks, tegelikult sa ei taha. Kui sul on ikka, kui sa oled häälestatud nii, et sa tahad midagi saada, mingi kogemus saada, sa lähed läbi seinte. Ja kui lahe oli seal Conori fight treeni või nendes fight campides osa olla sellest, näha, kuidas nad treenib, kuidas see struktuur töötab, olla nii lähedal sellel mega kogemus. Seda pole kunagi laual olnud, kui ma oleks mõelnud, et tead, see MMA ikka see ei ole minu jaoks. Et ma pidin kaotama seal ka. Et ägedad, iga kogemus tekitab uue. Iga uks, mis avab uue, nii et see oli maailm kõik läbi lennatud risti-rästi ja nüüd lihtsalt nagu ma ütlesin teadlikult 2016 mõtlesin, davai, teeme seda nagu päris elus ka. Et ma tahan olla tulevikus hea isa, ma tahan olla ettevõtja, kes naudib ma ei pea ennast veenma hommikul, et Mardo, nüüd on vaja minna, ma lähen, olen tund aega maganud või 8 tundi või 20 sekundit, I love it, et lihtsalt let's go. Aga Mardo, kolmas tähtis asi. Kolmas tähtis asi elus, kui ma ütlesin baas, ma ütlesin sportlikud harjumused, sa paned mind nagu sellisse olukorda, äkki ise aitad, et sa ütle ise, mis sul kolmas on. Sa oled juba sest natuke rääkinud, et sa oled nendest kõigist ja ma arvan, et ma tahaks loota, et sa nagu nõustud ka minuga, aga ma olen ise siis pannud kirja näiteks, et elada natukene alla oma varju tuleviku nimel, investeerimine suures plaanis. Lihtsalt see, et mõista, et see, et ma ootan ja elan palgapäevani pensionini ja siis hakkab riik mulle mingit raha andma, et toimetulek oleks olemas, eks, et see on narr, et see on, sellest asjast võiks võimalik kiirelt aru saada ja kui sa ikkagi praegu näiteks kuulad meid ja mõtled, et sa oled 20 pluss inimene ja sul tegelikult pangakontol või su säästud on nullis või veel hullem miinustes, siis midagi tuleb kohe nüüd ja praegu muuta. Tõsi, investeerimine 100 eurot iga kuu kõrval panna aastast 1200 ja näiteks suudad selle 12% tootlikkuse ära toota, see sind rikkaks ei tee, aga ta hakkab su peas olevaid tundlaid suunama. Sa saad aru, kus üldse, mida tehakse. Kui lihtne on, kui sul on mingi X arv kinnisvara ja näed nende üüritulusid ja omad seda kõike ja näed järjest rohkem saab see sinu omaks ja kõiki, siis ega see murekoorem ei lähe väiksemaks, hakkad mõtlema, aga kuidas saaks nüüd juurde osta? Ja siis vaatad, ei ole piisavalt, vahendeid ei ole piisavalt. Et aga ta õpetab sulle midagi sellist, et
et raha me saame teenida alati juurde, aga aega ei ole, et sa hakkad tahes-tahtmata vaatama neid aastakuid, mida sa planeerid osta selle järgmise 4 aasta jooksul, vaatad neid 4-aastaseid tsükleid, väga palju ei ole jäänud. Neid ongi 10. Ja siis see enam ei ole hävituslennuks, see on selline moosiriiul, mis vaevu tõuseb õhku. See paneb mingil määral, teeb see sulle haiget ja mingil määral see tõstab sind, sa saad aru, sa oled realist. See, mis sa räägid ja mis sa teed, hakkab muutuma hästi sarnaseks, et võib-olla noore mehena mäletan, ma rääkisin, aga nagu teod ei tulnud järgi. Nüüd on nii, et kui räägin, siis peaks ka tegema. Ja see investeerimise mõte, kui ma ei hakka ütlema, et osta seda või osta teist või kolmandat, oluline see, et alusta hästi vaikselt ja saa aru, et riskid, elamine ise üks risk. Kui meie täna hommikul ärkasime üles, siis maailmas ikkagi 100 000 ei ärganud, et sa pead olema tänulik selle eest, et sul on võimalus veel üks päev lammutada ja oma unistusi lihtsalt täide viia. Ja see ei ole selline kollane jutt, et roosa ja manna, et ma unistan sellest, et iga päev peab midagi tegema, sest see kõige suurema naudingu saad mitte sellest teenitud rahast või et sa midagi omad, vaid see, et sul on iga päev natuke poob, hästi vähekene, meeldivalt. Ja sa pead ise looma endal sihukese olukorra, et ise, kui sa mingisugune, ka see väiksemgi edu on sind juba saatnud, siis ei maksa mitte kunagi mugavaks jääda, et pigevalt ongi see, mis ma mõtlengi, et sa elad natuke alla oma varju. Tõsta natuke oma elu kvaliteeti nõus, aga ära joovastu sellest nagu selles suhtes või noh, et nagu, et eks on ikkagi oleneb ajast ja elutsükli nagu sellest elufaasist ka, kus sa parasjagu oled, et ma väga meeldib ka see Die with Zero raamat, kus mingist hetkest võiks hakata mõtlema, et kui palju ma pean kulutama nüüd, et lõpetada nullis, aga see selleks on nagu teine kolmanda maailma probleem, et algust tuleks ikkagi kogu aeg elada tõesti natuke niimoodi, et pigistab. Ja, seal on mingi ilu. Ja kui sa suudad nagu rehkendada oma elu kuidagi, tal on mingi mõõdud anda juurde, paljudele meil õpetatud, siis me tuleme selle stagnaaeg ja see ja räägitakse mingist, et see investeerimine ikka piinarikas mingi protsess ei ole, see on midagi sellist, kus sa just kui kõik, sa hakkad rehkendama, et mis on nagu tark, kas temaga on tark aega veeta, et mingid hetked hakkad söötma oma nädalasse, oma kalendrisse ette neid no ma mäletan, mis Rain ütles sõna-sõnalt, et Marda, oluline ei ole, et sa iga päev otsustada jubedalt kogu aeg pisi. Oluline teha vähe, aga olulisi otsuseid. Ka ühes päevas valid, et sa teed ühte asja, sest selle tegemine on esmatähtis. Mul pole mõtet tegeleda selle kolmanda probleemiga või unistuse, kui enne seda pean ühe baasi ära lahendama, kus su baas on. Siiamaani mõjutavad iga 1000 vestlust on võib-olla mul klientidega olnud ja iga selline vestlus on mu sees ja mulle meeldibki endale öelda, et ma ei olegi nagu päris mina ise, vaid ma olengi oma klientide, oma perekonna, oma sõprade, oma tuttavate selline kooslus, et igaüks on täitnud mingi lünga. No ma aitan sind ühega veel. No aitamis. Lihtsalt su enda see, mis kõlab hästi palju sinust läbi ka, et ikkagi pere ja lähedased suhted, et see ei ole ainult alati see armastav kaaslane, noh, see on Siililegi selge. Need on need tähendusrikkad suhted sinu sõpradega, võib-olla siis need väiksed kas või interaktsioonid nende inimestega, kellega sa paratamatult puutud igapäevaelus kokku, kellega sa ei pea tegelikult, see ei pea võib-olla nii emotsionaalne või nii suur side olema, aga see peab olema hästi inimlik ja hästi ehe, et ma leian siiralt, et sa kunagi ei tea, kui sul võib minna kellegi teise, mingisuguse inimese abi vaja, et juba selle... See on üks asi, see on väga oluline punkt, mis sa välja tõid, aga teine asi on see, et kui homme vaja on minek, see ongi see homme on su viimne päev, siis mina isiklikult tunnen, ma ei pea kellelegi helistama, vanematele, sõbrad, suguvõsa, tead sorry, et tol päeval see, mis ma sulle ütlesin, et ma tegelikult ei mõelnud nii. Ma olen oma elu elanud nii, et ma ei hävita, ma ei põleta üldse sildu. Kui keegi käitub muga halvasti, siis mitte et ma olen loodset optimist, aga ma ütlen ka, et ma saan aru, mida sa tunned. No ma saan aru, et su baas on seal, et sa väljendadki nii, aga ma ei pane pahaks, sest ma tunneks võib-olla samamoodi, kui ma oleks seal, kus sina. Ma suudan hästi samastuda ja see on see sama asi, et sa saad neid suhteid keerata, väga lihtne on saata seenele, aga nagu väga keeruline seenelt tagasi võtta, et kui sa ikkagi viimne päev pead 400 kõnet tegema, siis oled probleemselt elanud. Et kuidas elada nii, sa ei pea mitte kellelegi meeldima, võib-olla see üks väga oluline punkt sellest 5 on ka, et ära püüa kõigile meeldida, ole sina ise, sest järelikult, kui sa püüad teistel meeldida, sa püüad ka ise endale meeldida ja sa elad täie konfliktis, sul on väga raske
ennast kehtestada ja oma eesmärkini jõuda, kui sa endale ka valetad, et kui sa oled endaga aus, siis sa ei pea kellegi teisele meeldima, mulle meeldib teha seda nii ja naa. Mitte nii, et ma olen ebaviisakas ja aktsepteeriks seda kõike, sest ebaviisakas inimene ei ole tihti seal taga mingi sügavam mõte, ta ei saa endaga läbi ja siis ta näitab oma frustratsiooni teistele välja, süüdistab teisi, tegelikult ta tahaks olla endaga nagu kontaktis. Ja inimsuhetes on väga oluline. Mis juhtub siis, kui sa homme minek, siis mitu kõnet pead tegema, et seal selle taha lähevad nii ärilised suhted, perekond, kas sa oled, kui lood liite või sa lihtsalt nagu põletad kogu laevu? Jah, täitsa nõus. Ma kiusan siin nii palju, et ma võtan selle sama ja liigitan selle ikkagi selle baasväärtust alla, et oma baasile ja ma küsiks sult ikkagi ühe sükse elutähtsa asja veel, mida saad ise välja tuua. Mida? Elutähtsa asja, mis me oleme siin rääkinud suures pildis tervisest, suures pildis investeerimisest. No ma ise tõin siia lähedased suhted nüüd, eks ju, ja sinu enda see baasväärtus või ise nagu siis, ma ei tea, normaalseks inimeseks olemine, et või mida sa lauale tood, et meil on siis ühte nüüd midagi võiks siia juurde panna. See on nagu tunni kontroll lihtsalt. See ei ole õiged ega valest vastuseid. Ma ei tea, ma arvan, et tegelikult ma suures järgus võin öelda, et see baas, mul on raske mul panna 5 asja isegi kirja, vaid ma väga keeruline. See tulista, siis ma filosofeerin. Mis on sinu jaoks 5 punkt? Mina olen pannud endale kirja kogemused. Ja ma olengi mõelnud seda lahti juba nii, et neil on need ettevõtlikud rollid, mida me võtame endale ette, millest me saame kogemusi, kus me saame neid eisid, kus me saame neid läbikukkumisi, mis defineerivad lõpuks seda edu, mis meid saadab. Need on need reisid, mille me saamegi eelkõige juba lubada, sellepärast, et me oleme juba midagi, meid on juba kas mingi väike edu saatnud või me oleme juba mingid targad otsad teinud, et me oleme võimaldanud üldse selle võimalust sinna minna. See kogemus, mis me saame sealt reisid, see on omaette suure väärtusega. Need kogemused nii positiivsed kui negatiivsed on paratamatult need justkui nagu õppetunnid, mis on see suur edasviiv jõud niisamuti. On ja kui ma noor olin öelda, et investeeri oma sellesse nagu oskustesse või siis ma ei saanud sellest päris täpselt aru, ma arvasin, et võib-olla noorena, et sa laod mingeid asju kokku, aga tegelikult on nii, et miks nagu väga hästi ütles Rahakratt, et mingi hetk tundub järsku, et need 5-lised on hädas. Et see 3-line saab juba väga noores peale kogemuse, ärge seda nüüd üldistage, ärge nüüd öelge, et see on tõde, aga et need 3-sed saavad niimoodi vastu päid jalgu seal koolis, süüdistaks siis 2. ja 3. asjad tegema, neil on stressitaluvus lihtsalt parem. Neil on parem stressitaluvus, see kogemus, mis siis juhtub, kui stress on. Ja tihti ettevõtjad on väga palju on toodse, selles mõttes, et nad saavad aru, et midagi teha, siis algul igal juhul koerad augu, midagi ei ole teha. Lihtsalt sa võtad selle endasse ja mitte ei võta endasse, vaid lased selle endast mööda ja ikkagi, kui sul on visioon, mida saad teha, siis sa ajad oma jonni, sa viid sihikindlusega ja järjepidevusega oma soovitud tulemuse lihtsalt lõpuni ja siis, kui see on tehtud, siis on plaksutatakse öelda, et kuidas, visionäär, kuidas sa tead seda? Tahes tahtmata on kala saab viimasena teada, et ujub vees ja võib-olla ma tunnen, et mida mina ise noorus oleks võinud teistmoodi, ma oleks võinud varem hakata seda enda ümber olevat vett avastama. Selleks, et ma kujuneksin kunstnikuks ja fotograafiks, oli hästi suur julge samm vaja teha, sest kui ma olin noor, siis ma töötasin ehitusettevõttes ehitaja ja varustajana ja töödejuhataja mingil määral, siis ma päeva pealt tulin ära, ma ei taha seda elu elada. Et see kindlasti oleks algul majanduslikult see kasulik olnud seal olla juba osalus ja lõpuks ise ka ettevõtja selle alased, aga ei, seal on teised inimesed, sa istud teiste inimeste kokku. See, kellega ma täna saan läbi käia ja kes on mu sõbrad tuttavad, see on hoopis teine level. Et vahel mu kõhutunne tundis, et ma ei saa siia jääda. Kõik asjad läbi, perekond jälle küsib, välja arvatud ema, kõik küsida, aga mida sa tegema hakkad pillisid nagu passipilt, mis asi see on? Nad ei saanud aru, mis selle kaas tuleb. Ja millal sa, Mardo, päris tööle lähed? Millal sa päris tööle lähed, et kui see mõjutus on nii võimas, sellepärast, et kui sa oled poemüüja, sa päevas kohtud 1000 inimestega, sul kontakti ei ole, aga kui sa tippjuhi tunniks ajaks, ta on nagu aavaleht, sest tal ei meeldi kaameras olla, aga ometi ta vajab oma sisu jaoks seda
visandit. Ja siis me saamegi koos selle luua, seal tekib usaldus, seal on väga intiimne nii-öelda keskkond, kus seda infot jagatakse ja tekivad tohutult ägedad sõprussuhted, nii et ma arvan, et ma noorena olen introvert, mul ema ütleb, ma mängisin üksi oma ette. Praegu ma ei kujuta ette, et jah, ja see viimane punkt, nagu sa ütlesid, see kogemuste kogemine, et eks mul äriliselt, mida ma olen õppinud, väga tihti küsitakse, kuidas sa leidsid töötleja, kuidas sa leidsid selle, kes sul monteerib, kus sa nad leidsid, et nad ei tea ju minu käekirjast midagi, kui ma soovitan neil lihtsalt võtta, hakata delegeerima, mida ei teha, ei oska või millest sa tunned, et see võtab sul natukene liiga palju energiat, delegeeri. Ja siis ma ütlen neile tavaliselt, et enne kui sa leiad õiged inimesed, sa leiad valed inimesed. Ja enne kui sa leiad õiged harjumused ja õiged projektid, sa leiad valed projektid ja need valed projektid õpetavad sind õigeid projekte valima kõhutunde järgi. Ja see ring on vaja läbi teha, ei ole nii, et sünnid ja valid, kindlasti on neid inimesi, aga mina ei ole, ma tulen perest, kus ema üksi kasvatas, õega kahekesi magad naris, väike tuba, enamus asjad, mis kojule ostetud oli hobiolist ja järelmaksuga 2 aasta peale, et meil ei olnud seda mingit, ma pidin selle infole ise järgi minema, sest seda kodust ei tulnud, polnud võimalust, mul on väga äge ema, tõsiselt äge. Mul sõbrad ütlevad, et iga kord, kui nad kohtavad mu emaga, ütlevad, sul on nii äge ema, et kuidas on võimalik, et sellist ühepoolsest perekonnast sa oled tulnud nii-öelda et sa saad nii meestest ja naistest aru ilma, et sul on olnud isa eeskuju ja võib-olla ongi vaja ebaõnnestunud suhteid või ebaõnnestunud protsesse, kus sul tekib küsimus ja sa hakkad vaatama, et aga miks teised nii käituvad, miks tema isa nii teeb ja tema isa teeb naa, kui sul on enda isa eeskuju, siis sa usaldad nii väga teda ja ütled, tema ongi see, mina joon, sest ta oli ka selline, ma olen ka selline, mul seda polnud, ma pidin vaatama seda kuskil mööda laia maailma nagu. See on natuke nagu see, ma nüüd nii-öelda, see on siuke suur reach või nagu kaugele minemine, aga ma olen alati mõelnud selle peale, et need nagu hästi kuulsad inimesed, kes juba sünnivad hästi kuulsasse perre, kes käivad erakoolides, kes ei saa kunagi normaalse nagu kohtlemise osaliseks, ei sõprade, ei ükskõik mis inimestega nad kokku puutuvad. Nad on juba biased, nad on juba eelarvamustega. Nad ei käi tavalises, eriti kui nad on USA's ühiskonnas, nad ei käi tavalises poes, nad ei käi, see on nii sürreaalne, kuidas kujunevad siis nende vaated elusse, kuidas nemad saavad aru, mis on õige või vale. See on niuke asi, mida meie siin kahekesi ära ei lahenda, aga lihtsalt see on niuke huvitav mõte, millele ma nagu aeg-ajalt mõelnud, et kui sa satudki mingi Kardashianite perekonda, eks, et siis nagu kuidas on võimalik, et mis sa oled nii teistsugune inimene, et kuidas sa enda maailma vaatad siis nagu niimoodi välja kujundada? See on väga suur roll vanematel, et see aeg, see usaldus, nagu ma ütlen, kui ma peaksin tooma oma elus kõige tähtsama ongi, et ma sain isaks. Et mitte mina ei õpeta oma pisikest Roenit, vaid see väike Roen õpetab mind iga päev. Ja minul mehena on võib-olla teda lihtsamiselt kasvatada kui minu elukaaslasel, kes mulle väga-väga kallis inimene, on just sellepärast, et ma olen see väike poiss ise olnud. Ma saan aru, mida tunneb, teised vaatad peale, ma saan aru, et sul on trots, ma olen sellest trotsi olnud, sest naiste, meeste, laste energia on hoopis täiesti erinev. Ja vahel me ikkagi vaatame üksteise otsa, saame aru, et ma saan aru, et sa saad aru ja see, mis puudutab, et kas sa oled edukas perekonnast või mitte, tihti on selline seadus eksisteerib, et edukatel inimestel ei ole edukaid lapsi. Just sellepärast, et see edu tuleb maksta mingi hinnaga, ajahinnaga, need ei ole kohal, ei ole aega see, aga võib-olla see kunst ongi, et kuidas leida ka selles sigri-migris kiires ühiskonnas, kus maailm on täna loodud juba nii-öelda ajaviitmis mängud on telefonid meil Instagram, et kuidas seal leida ikkagi see, et sa connectid ja õpetad sellele väiksele mürakarule, et tead, ma olen sinu jaoks olemas, ükstapuha, õige või vale, ei ole mingit hukkamõistu. Et ma täiega praktiseerin, loen selle kohta ja püüan, ma ei ole kindlasti ideaalne isa, aga ma püüan ja annan ennast parima. Meil on ka kuulajate küsimused, ehk siis alati annan siis kuulajatel võimaluse küsida siis küsimusi, mis on siuksed mille seast ma olen välja valinud 5. Ma vaatan siin suuresti, õnneks ei ole vist midagi, mida me oleksime nii väga siin juba puudutanud. Esimene küsimus, One Stage külaline, kes sind kõige rohkem üllatas?
mind üllatas selline küsimus. Ma selle ettevalmistuse peal, mis mul on, ma ütlen ausalt, et kes mind üllatas? Mind on üllatanud kõik, sest nad ei tea, millest nad räägivad ja ma ei tea, mis ma sisuliselt küsin. Aga anna üks, kõige enim. Ma arvan, et mulle väga meeldis viimane osa, alati meeldib viimane rohkem kui teised, sest ma teised tunnen ennast nii häbi. Aga Lauren, kui ma istusin seal Laureni vastas ja need nii rõõmu kui kurbuse kohad, mul lihtsalt, ma arvan, ma nutsin seal 5 korda, nii et keegi ei näinud lihtsalt. Ja kuidas see terve saal, et kui pisardas Lauren, pisardas kõik, kuidas inimesel on läbi resoneerumise ja läbi mingi jagamise on selline võime, et ta suutis neid 140 inimest seal saalis loksutada vasakule paremale tõsta ja langeta ilma, et rakett oleks lennanud ja mingid show'd oleks. See on vaikuses lihtsalt omavahel rääkimine. See oli erakordne ja mulle väga meeldib ka muidugi Harimati, sest ma olin nii õnnelik, et ta näitas seda, kes ta tegelikult on. Et ma mõtlesin, äkki ta teeb show'd seal ka natuke, kui me räägime, aga ta näitas seda distsipliini, mida ma olen alati näinud, nii et need on mul ühed lemmikosad. Seda mul on väga hea kuulda. Su lemmik Submission. Jah, ehk siis see on siis alistus maadluses. Neid on seal, nad on kõik omavahel kombineeritud ja ma tahaksin väga pikalt vastata juba sellepärast, et kui sa õpid jiu-jitsut, submission wrestlingut, siis kui sa õpid ühe luku ära, sa oled nagu väga kehv selles. Sa muudud ohtlikuks siis, kui ühest lukust saad viite veel minna. Sest vastane ei saa aru, mida tegema peab, tal on kogu aeg läheb silmus, läheb tugevamaks. Aga mulle väga meeldivad erinevad seljast kägistused, sest ma olen terav seal. Ma olen nästi ikka. Kui sa oled seda sporti teinud 10 aastat ja me kohtume Matil, siis ma teen su elu põrguks ja sulle meeldib see. Ma teen siis kunagi niimoodi, et ma teen sünnipäeva, kutsun sind ja Maicel Asturit koos sünnipäeval, siis teen show matchide vahel. Tavai, me oleme... Ta küsis ka selle küsimuse. Jaa, me oleme maadenud palju trennis. Päriselt? Muidugi ta käib ju ta teeb estumistrenni ja siis me oleme seal kohtunud. Okei. Sai sulle vastu ka? Sa mõtled jiu-jitsu reeglite järgi. Küsida käest, mis ta arvab sellest. Sellest ma olen rääkinud, et kaua sa tegelesid ja miks sa lõpetasid. Tegelikult mõlemad vastused on juba olemas meil, kes on huviga kuulanud. Nii et jätan selle praegu vahele, võtan järgmise. Ma ütlen ka, miks ma lõpetasin, selle väga suur osa on see, et minu ellu sattus inimene, kes võib-olla kaalus selle ka üle. Et üks hetk sa saad aru, et sa ei ole enam poisike, et sa pead võtma vastutuse elu ees ja ma olen väga tänulik sellest. Elu top 3 kõige eredamat hetke siiamaani. No sa oled öelnud, et isaks saamine. Siis... Number 1 isaks saamine ja ma paneks sinna hulka ka selle juba siis 21 aastaselt otsustasin, et ma teen karjääri muutused. Keegi ei saanud aru, aga ma nägin seda ette, kõike, igat detaili. Ma olen hästi visuaalne inimene. 3. kõik kaotused. Et ma olen väga vilets võitja, 3-4 sekundit naudin seda unustatud, aga ma kaotan, siis see tavaliselt avaldab mingi 2-3 protsessi, mis keerab mu pea heas mõttes, või keerab mu elu pea peale. Palun kaotage palju, palun kaotage, otsi oma kaotused üles. Kui peaksid ühe asja tegema teisiti enda minevikus, mis oleks? Me tuleme kõik, sina oled natuke noorem, natuke kõvasti noorem kui mina, aga kui tol hetkel selline sisekõnest ei rääkinud keegi. Et ma oleks võinud juba 15 aastaselt mõelda, et see on täielik vale. See, et räägitakse, et saavutada midagi või jõuda maailma tippu ja olla millest kõige parem Euroopas, Eestis, et seda on raske, et see on vale jutt. Kõik on nii lihtne, kui sa tahad, sa seda teed ja võib-olla kui sa kellegi üldse räägid iseendaka ka, see sisekõne nagu, see küsimus oli konkreetselt, et kui peaksid ühe asja tegema teisiti, siis mis see oleks? Ma oleks võinud otsida 15 aastat juba abi, endale mentoreid, siit-sealt lugeda, kes on selles Eestis, selles tipp kohe nagu magnet külge. Ma jõudsin sellele 25-selt, et ole alandlikum ja mõtle, mida sa päriselt tahad, et sina ainult loed ja aega tagasi ei saa. Siis
me teeme siin episoodi lõpus veel sihukest mängu nagu this or that, eks ma ütlen ühe või teise asja ja nüüd enam ei saa siis siin pikalt arutada. Kiiresti, üks või teine. Aeg või raha? Aeg. Uudised või ajalugu? Ajalugu. Aktsia või kinnisvara? Oi, täna ma ütlen kindlasti kinnisvara. Kaamera või mikrofon? Kaamera. Raamat või muusika? Raamat. Kodukontor või stuudio? Stuudio. Soe või külm? Kindlasti külm. Jõusaal või jalutamine? Jõusaal. Säästad või reisid? Reisin. Koer või kass? Koer. Aitäh sulle. Meil on ka suur tänuavaldus vaja saata siis ka Potikule, kes alati rõõmsalt siis majutab meid siin nende ruumides. Samamoodi siis Nokole, et meil oleks alati midagi pakkuda külalistele ja meil on ka tegelikult tänasele saatele õla alla pannud MyFitness. Ja ma tean, et sina käid küll trennis ja siin ma treeningsaalis näen, aga äkki leiad ise endale kasutust siit midagi või siis jõulud on ka kinkimisaeg, kui ise ei saa tarvitust, siis saad ka edasi kinkida. Suur tänu sulle, aitäh sulle. Aitäh sulle, Mardu, saatest tulemast. Ma tahan lõpetuseks midagi öelda, kui ma röövin sulle viimast sekundit, kui inimesed, kes meid vaatavad või kuulavad, siis nagu Siim alguses ütles ja et see on mingi protsess ja teekond, et kui see päriselt tegelikult läheb korda, siis ma näen, et tihti inimesed vaatavad ja kuulavad, aga nad tõesti ei subscribe'i. See on midagi sellist, mis annab tohutult juurde selle saate tegijale. Nii et kui sa midagi leidsid tänast saatest või ükstapuha millisest episoodist või see tõi su siia sisse, sa vaatad veel midagi, vajuta subscribe. See on väga oluline, see on oluline Siimule, aga see on väga oluline ka sulle, sest kas sa vaatad asju eemalt või sa oled attached ehk sa lähed sinna sisse ka ja sinust saabki selle tarbija, nii et hit. Suur aitäh ja tõesti, Mardu, ainult armastus sinu vastu.